Lähis-Ida sõja uue faasi üks tõsisemaid märke on just jõudu kogunud. Israel andis armeele loa mobiliseerida kuni 400 000 reservisti seoses vastasseisuga Iraani ja Hezbollahiga. See köidab tähelepanu, kuid on üks otsustav detail. Armee sõnul on see arv hädaolukorra ülempiir, mis võimaldab paindlikkust lahinguväljal. Selle otsuse keskmes on Benjamin Netanyahu valitsus, Iisraeli sõjaline juhtkond ja reservväelased, kes on Iisraeli sõjamasina võtmeisikud. Meetme heaks kiitmise ajaks oli sõda juba mitmes suunas edenemas. USA ja Iisraeli rünnakud Iraani vastu algasid 28. veebruaril. Hezbollah alustas 2. märtsil rünnakuid Iisraeli, toetades Teherani. Sellest ajast alates hõlmas surve lisaks õhurünnakutele ka piirilahinguid ja võitlust territooriumi pärast. Just siin tekibki küsimus, mis domineerib uudiseid. Kas see mobilisatsioon viitab Iraani sissetungile? Praegu on vägede liikumine maismaal pigem seotud Liibanoni kui Iraaniga. Israel teatas, et kavatseb lõivata osa Lõuna-Liibanonist kuni Litani jõeni kui turvatsooni. See ala moodustab ligi 10% Liibanoni territooriumist. Associated Press nimetas seda operatsiooni juba sissetungiks. Tuhanded Iisraeli sõdurid on piiri ületanud ning maapealsed lahingud kestnud vähemalt 3 nädalat. Kus Iraan sellesse pilti sobitub, on ta teiseks suureks sõjarindeks. Sel reedel ründas Iisrael taas Iraani tuumaprogrammiga seotud rajatisi. Associated Press teatas, et rünnati raskveekompleksi Arakis ja uraani kontsentraadi tootmisüksust, mida tuntakse Yellow Cake'ina Yazdis. Mõni tund pärast Iisraeli hoiatust kampaania laiendamise kohta Teherani vastu. See tähendab, et vastasseis Iraaniga jätkub karmilt ja kasvavalt, kuid pommitamiste, rakettide ja strateegilise infrastruktuuri rünnakutena, mitte ametliku maismaa sissetungi teatena. Pariis. Marco Rubio kinnitas, et Iraani vastu saab sõjalised eesmärgid saavutada ilma maismaa vägedeta ning operatsioon kestaks nädalaid, mitte kuid. Miks siis avada võimalus kuni 400 000 reservisti kaasamiseks? Sest Iisrael tahab piisavalt sõjalist tööjõudu pika sõja pidamiseks eri stsenaariumides. Samal ajal rünnakud Iraani vastu, võitlus Hezbollahiga, okupeerimine Lõuna-Liibanonis, oma territooriumi kaitsmine ja uued piirkondlikud ohud. See mobilisatsiooni ülempiir toimib sõjakindlustusena. See annab sõjaväe juhtkonnale vabaduse kiiresti vägesid suurendada. Kui konflikt veelgi enam kontrolli alt väljub, on selle otsusel mõju ka väljaspool Iisraeli piire. Reutersi andmetel on sõda juba tõstnud Brenti nafta hinna ligi $112, mis on üle 50% tõus alates konflikti algusest. Ja Hormuzi väina katkestus mõjutab jätkuvalt energia, transpordi ja maailmaturge kogu maailmas. Seetõttu tekitab see mobilisatsioon nii palju hirmu. See pole ainult sõjaline samm, vaid hoiatus, et kriis on püsivast lahendusest veel kaugel. Mis on selgelt ja tõendatult olemas, on tohutu kaaluga sõjaline hüpe. Luba kuni 400 000 reservisti kaasamiseks. Rahvusvaheline meedia on kinnitanud sissetungi Lõuna-Liibanoni ning õhukampaania Iraani sihtmärkide vastu muutub üha agressiivsemaks. Kui diplomaatia ei õnnestu ja konflikt süveneb, võib see arv põhjustada uue eskalatsiooni. Kuid teadaolevate faktide põhjal valmistub Iisrael kõigiks stsenaariumiteks.